Kuigi üldiselt on ajad ärevad, siis meie Eesti on vaba ja väga mugav koht, kus elada. Eriti kui eluasemeks kortermaja mõnes suuremas linnas. Siis on toasoe alati olemas, toit tuleb kulleriga ukse taha ja kui külmik on tühi, on pood kohe kodu kõrval. Aga mis saab siis, kui need mugavused kaovad? Kui peaks tõesti juhtuma, et Eesti jääb täielikku isolatsiooni, elekter kaob, kaubavahetust ei toimu ja kodudeski pole enam süüa. Mitmeks päevaks siis Eesti inimestele sellises kriisis toitu jagub? Millised on Eesti kriisivarud? Varude eest vastutava asutuse juht ütleb nii. Isegi kui me oleksime selline hulpiv saar keset ookeani, siis me saaksime ikkagi kenasti kuu aega hakkama. Kuid kriitikud ütlevad, et toitu kõigile ei jätku. Toiduvaru Eestis hetkel on 3 päevaks. Kui üks ütleb, et on hästi ja teine halvasti, paneb see mind kukalt kratsima ja oma varusid üle vaatama. Mul on siin latt vorsti, pakk keefirit ja moosi on ka ja siis mahla, 4 muna samuti. Ega ma sellega vist hakkama kriisiolukorras pikalt ei saaks. Kriisivarusid mul palju ei ole, peab minema poodi ja hakkama varuma, aga mida, kui palju, kuidas seda kõike varundada, kelle käest abi küsida? Ma tean. Muidugi ruhnlaste käest. Ruhnu saar on 12 ruutkilomeetri suurune, Pärnust linnulennult 96 kilomeetri kaugusel ja seal elab umbes 70 püsielanikku. Novembrist kuni aprilli lõpuni on ainsaks ühenduseks Mandri-Eesti ja saare vahel 9 reisija kohaga lennuk. Aga vahel läheb lennuk katki ja vahel on ilm lendamiseks kehv. Nii on iga Ruhnu elaniku kodus vähemalt kuu aja söögivaru, ütleb Ruhnu vallavolikogu esimees Heiki Kukk. Kui on jama, võtan sealt ja kui mul on elada vaja, võtan sealt, et mul mugav oleks. Ma pole harjunud niimoodi, et me peaks ostma vorsti mingi 200 grammi, kuigi saaks lati osta. Me ostame alati lati vorsti, et mis me seal poes käime edasi. Kui miski läheb käiku, ostetakse kohe uus asemele. Vorstid või kanad või sükseid asjad. Et sügav külma või isegi need kananagitsid? Jaa. Homme on kaubapäev, et siis me kindlasti täiendame, et nüüd on nädal aega ei ole ju juurde toonud midagi. Köögi alla ehitas Heiki eraldi ruumi, kus hoiab kriisikomplekte. 7 päeva, 7 üks päeva, inimene. nädal aega, üks inimene. See ongi välja arvestatud kõik. Veisili jahautis teisel õhtul. Järgmine sööd seljankad lõunaks. No kas või? Ja siis kanavokk ja aedviljadega õhtule peale. Ja säilivuskuupäev. Ma vaatan, et on siin 1. detsember 2030. Just. Ruhnus on keldrid ja kuurid varude jaoks, aga ülejäänud Eestis uurin Tallinna Ülikooli nooremteadurilt kriisiuuringute keskuse juhilt Hannes Nagelilt. Kui hästi on keskmine eestlane kriisiks valmis? Kui me vaatame keskmist eestlast, kes elab keskmises okupatsiooniaegses elamufondi korteris, siis seal ei ole võimalik kahjuks väga suurt individuaalset kriisivaru ka näiteks toiduna endale luua. Selleks, et vältida rahutusi elanikkonna seas, on oluline roll riiklikul toiduvarul. Milline on meie kriisiplaan? 5 aastat tagasi loodi Eesti Varude Keskus, kellele valitsus andis ülesandeks tagada kõigile Eesti inimestele 14 päeva söögivaru. Aga Eesti Varude Keskusel tänase seisuga toiduvarusid ei ole. Mis meil siis olemas on? Meil on lepingud hulgimüüjatega, kellele Varude Keskus maksab iga kuu veidi raha ja nemad kohustavad oma lao sisu kriisi korral riigile maha müüma. See kaup on kas siis toidutootja või kaupmehe omandis. Me ei ole seda välja ostnud, aga see kaup on loomulikult füüsiliselt olemas Eestis. Selliseid ladusid on üle Eesti 10. Nende täpne sisu ja asukoht on salastatud, aga täistunnil avanes eksklusiivne võimalus ühte neist külastada. Siin laos me hoiame kuivaineid, aga toiduvarudena on meil olemas ka veel erinevaid konserve, purgisuppe, kõik võimalikke muid tooteid. No siin ma vaatan, mida siin hoitakse. Siin on näiteks riisi, hirssi, tatart, odra, kruupi. Kriisi olukorras toetume ettevõtjate ausõnale, et kaup neil olemas on ja nad seda ka kriisi korral väljastavad. Just nii nagu Ruhnuski, kui kodudes kaup otsas, minnakse poodi. Aga mis siis saab, kui kaardimakse ei tööta ja sularaha pole? Kas vihikusse saab panna? Ma jätsin rahakoti autosse. Kusjuures saab meil siin olemas vihik, kuhu saab kirja panna. Linnas suures poes otse loomulikult, kuidas sa annad vihiku peale, aga me ju tunneme üksteist ja teame,
et ja usaldus on ka see, mis väikses kogukonnas on väga oluline. Usaldus, et kui kriis saab läbi, siis küll see kohalik elanik ka oma võla selle makarini või tatrapaki eest tasub. Just. Ruhnlased ei looda vaid poekaubale. Ruhnu päästeselts on kriisi ajaks ostnud 1000 küünalt, 10 000 tikudoosi, tonn soola ja 25 aastat säilivaid kogu külale pooleks kuuks jaguvaid toidukomplekte. Ja kui kõik otsas on, siis minnakse kalale ja veristatakse lambaid. Mis on siis plaan C? C või D, aga kogukonna liikmed on kõik valmis panustama, kui me oleme ühises hädas, et talunikud ise nagu välja pakkunud, et nad on valmis selleks. Iseasi, kuidas see arveldamine hakkab, see ei ole täpselt veel selge. Ju me raamatu peale paneme ja parematel aegadel kompenseeritakse see vaev ja hool. Kui väikesel saarekesel kõlavad suusõnalised kokkulepet mõistlikuna, siis riigi tasandil nii ei saa. Kriitikud ütlevad, et Eesti riigil võiks ka enda omanduses olla mingi hulk toitu. Kui me peaksime hakkama seda toitu välja ostma, see tähendaks seda, et kogu see kulu on kuni 30 korda suurem, sellepärast et Eestis pole piisavalt tarbimist, et sellisel puhul me peaksime selle toidu lihtsalt säilivustähtaja saabudes ära viskama. Samamoodi me võime küsida, milleks Kaitsevägi ostab sadade miljonite, miljardite eurode eest laskemoona või rakette. Täpselt samamoodi raketid ja laskemoon aeguvad teatud aja möödudes. Peamine põhjus, miks meil välja ostetud kriisivarusid pole, on see, et valitsus andis varude keskusele küll eesmärgi, aga raha selleks mitte. Ehk siis 14 päeva kriisivarude asemel kogu elanikkonnale on meil kriisivarud vaid 10% 30 päevaks. Kes siis selle toidu osaks saab, kui kriis peaks tulema? Seda on arutlenud ka Riigikontroll oma auditiga ja Rahandusministeeriumi andmetel Eesti avalik sektor hõlmab umbes 138 000 inimest eelmise aasta seisuga. Ametnikud? Võib ju küsida, kas see 10% on väga selgelt tuletatud selleks, et katta avaliku sektori siis toiduvajadus ära 30 päevaks. Varude keskuse juht ütleb, et riiklikud varud on mõeldud kasutamisele võtmiseks viimases hädas. Kui meil on tegemist näiteks sõjaolukorraga, 10% elanikest tuleb evakueerida kuskile teise Eesti piirkonda, seal on võimalik nendel evakueeritavatel hakkama saada kuu aega. Mida siis ülejäänud rahvas kriisiplaani järgi sööb? Kui on kriis, siis plaan A on vaata külmkappi, plaan B minna keldrisse. Kui need on tühjaks saanud, mis siis saab? Siis tuleb minna poodi. Poes ei ole kaupa, mis siis saab? Poes on kaupa kindlasti ja sinna veetakse kaupa juurde ja pood on ka lahti sellepärast, et me neid kriisipoode kui poes pole elektrit, mis siis saab? Siis selle jaoks peabki minema oma kohaliku omavalitsuse kodulehe peale või helistama siis kriisinõunikule. Tema käest saab teada, kus kohas on need poed, mis on lahti ka elektrikatkestuse korral ja selleks me täna neid kriisipoode rajame Eestisse. Varustame nad siis generaatoritega. Kuna elektrikatkestuste korral ligipääsu internetile pole, peame täna lootma, et kohalik omavalitsus on enne kriisi oma inimestele öelnud, kus kriisipood asub. Kuidas seal maksmine käib? Et tänase seisuga ma saan öelda seda, et kõikidesse nendesse kriisipoodidesse, mida me rajame, tekib ka siis selline kaardimakse võimekus. Tänase kriisiks valmistumise loogika järgi peaks Eestis jätkuma toidutootmine, selle tarnimine ja laiali jagamine ka sõja korral. Kuidas see peaks välja nägema? Droonid lendavad, mehed on kaevikutes ja samal ajal me toodame toitu. Toodame piima. Ja. Kuid selles kriisiplaanis on üks suur aga, ütleb julgeolekuekspert Meelis Oitsalu. Et täiemahulise sõja korral energiaga varustatus suures osas kaob ära üsna pikaks ajaks. Eesti on konventsionaalse sõja korral pime, blackout. Eestis on väga tõenäoline praeguse valmiduse juures, et meil on pikad blackoutid ja toiduainete tööstus ikkagi sõltub hästi palju külmahelast, hästi energiamahukas. Kui seda tuleb hakata ka diiselkütuse pealt, eks ole, generaatorite pealt käitama, siis tekib omakorda kütuse logistika probleem olukorras, kus Kaitsevägi vajab kogu seda logistikat. Et me ei saa öelda, et me saame lihtsalt jätkata sõja ajal toidu tootmist, kui elektrit ei ole. Ruhnus on elektrikatkestuseks plaan valmis. Päästekomandos on 7 uhket erinevat elektrigeneraatorit. Ütleme, et üks läheb siis kooli, järgmine läheb siis veepumplasse, siis on meil ümberpumplad, rahvamaja siuke asi, millele võiks voolu taha panna ja poed.
akupankasid ja mobiile laadida on need väiksemad selle jaoks. aga kust kütust saada, kui kõik liinid välismaailmaga on läbi lõigatud? Kui meil on tõesti kriis, et suur elektrijaam on omadega, ei ole lootuski, et saab, siis elektrijaamas on enda kütusevaru, diiselkütusevaru piisavalt suur. Ruhnlased on saanud kütusekriisi sel talvel oma nahal kogeda. Jõujaamas veel diislit jagub, aga saare ainus ametlik tankla on tühi. Siit on kütuse otsas ja Alexelale vald ei suutnud transporti organiseerida, kuna ilmaolud läksid käest ära. Väike saare inimesed ei jäänud norutama, vald otsustas ise kütust osta ja nüüd on käiku läinud varutankla, kust kütust väljastab ainult volikogu esimees isiklikult. See kütus, mis meil praegult on, tähendab seda, et me kõik peame olema kogu selle talve säästurežiimil. Nii et kui keegi järsku avastab, et peaks traktoriga hakkama talikündi tegema või mingit suuremat metsatööd, siis läheb juba kitsaks. Et tegelikult see esmatarbekaup, mida Ruhnule peaks olema võimaldatud, tegelikult siia päriselt ei jõudnud. Hakkas Maksuamet huvi tundma, et miks omavalitsus müüb või tegeleb küttega. Ja saatis mitu korda väga sükse kurja kirja meile. Aga samas, no mida me siis teeme siis või et... Kas see on seaduslik? Ei ole seaduslik, aga on meil valikuid, ei ole vist. Aga mis saab siis, kui Eesti on jäänud isolatsiooni ja kütust siia enam ei tarnita? Bensiini ja diislit on meil rohkem kui 90 päevaks. Kui me võtleme sellise tsisternrongi peale, et siis see rong ulatuks siit Tallinnast kuni Paideni välja. Ja need tarnehäired võivad olla põhjustatud alates sellest, et kütuse tankerid jäävad kinni, kuskile Hormuzi väina. See tekitab ülemaailmse kriisi näiteks kütusetarnetes. Neid tarnelepinguid, et Eestisse kütust tuuakse, ei täideta. Kütuse käivevarud või kommertsvarud on Eestis lõppemas ja siis võetakse kasutusele riigi tegevusvaru. Meie teeme siis selle kriisi olemasolul oma müügipakkumised tänastele Eesti kütuse hulgimüüjatele, kes siis omakorda ostavad selle meilt, veavad laiali siis tanklatesse ja tarbija saab siis oma kütuse sealt tanklatest. Et mitte kunagi ühendused välismaailmaga ei katkeks, ehitati lennujaama taha suur kütusehoidla lennuki kütuse tarbeks. Varem hoidis Eesti oma kütusevarusid Põhjamaades, aga nüüd tuuakse varu koju. Mida mul selle lennuki kütusega teha? Tavatarbija võib olla lihtsalt see, kes saab sellest lennuki kütusest kasu läbi selle, et minu pärast kas või sõjalennukid saavad siis lennata või kommertslennukid ikkagi toovad kaupa, ehk siis kaubavahetus toimub. Kriisikoolitaja Hannes Nagel arvab, et me peaks märksa rohkem toitu ladudesse kriisiolukorraks varuma. Millise hinnangu sa kokkuvõtvalt annaksid sellele olukorrale, mis meil praegu toiduvarudega seoses on? Kui me peaksime hindama akadeemiliselt seda seisu, siis on 2. Puudulik, täielik läbikukkumine. Meelis Oitsalu sõnul on mure laiem. Eesti riik ei panusta tsiviilkaitsesse sõjalise kaitsega samaväärselt. Haagi tippkohtumisel eelmine aasta lepiti ka kokku ju ka mittesõjaline rahastuse eesmärk 1,5%, siis ma väidan, et Eesti täna seda ei täida. Et me ei täida tegelikult NATO kaitsekulu kokkulepet ja see 1,5% peakski olema siis see, mis hoiab ka elutähtsad teenused elus, aga sellega meil täna süsteemsemalt ei tegeleta. Valdkonna eest vastutav regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Terras ütles sellele etteheitele vastuseks Riigikogu infotunnis, et nende küsimuste eest, need on vägagi ajakohased ja adekvaatsed küsimused ja selle toiduvarude osas tõepoolest meil on all valitsuse otsus. Hetkel me tegeleme ka toidujulgeoleku strateegia kokkupanemisega. Aga seni, kuni kriisiks valmistumine tähendab vaid dokumentide kokkupanekut, on kodanikel mõistlikum eeskuju võtta ruhnlastelt. Peame tegelikult ikkagi kogu aeg hoidma endale mingit varu. Et me nii-öelda läksime liiga mugavaks ja nüüd kannatame ja see jääb meelde. Pandeemiast saati on riigijuhid ja ametnikud rääkinud, et inimesed peaksid oma kriisivarud üle vaatama. Selleks on tehtud igasugu ole valmis veebileht ja telefoniäppe, aga pean tunnistama, et see jutt on alati mõjunud pigem poolkohustusliku soovitusena. Kuid nüüd näen, et kui meile öeldakse Toompealt, et inimese enda kriisivarud on olulised, siis nad mõtlevad seda päriselt, sest riigil suuri või- ja vorstilaudusid pole. Nii et esimese asjana vaatame oma kapid üle. Kriisivaru ei pea olema midagi eraldi seisvat. Tuleb lihtsalt jälgida, et mingigi tagavara oleks alati olemas. Päris kriisi korral võib halvimast päästa ka üks lisapakk komme.